tere! Munapühad ehk lihavõttepühad on kohe-kohe tulemas ja mida me teeme tavaliselt sel ajal, me värvime mune. Nii, esimene asi, mis ongi vaja, on munad. Meie kanad munevad selliseid natukene tumedamaid mune. Proovisime välja võtta sellised heledamad, sest mida heledam see muna on, kui teil on valged, on väga hea. Mida heledamad need munad on, seda paremini see muster siia peale jääb, mida me teeme. Nii, kõigepealt on vaja muna, siis natukene nööri, ühed vanad sukapüksid, käärid, erinevaid taimi. Me leidsime, kellel meeldib kodus maitsetaimi kasvatada, siis meil on siin peterselli ja tüümiani ja väljast me leidsime igasuguseid muid kanarbikku, mis jääb ilusasti nagu puu siia peale, igasuguseid erinevaid selliseid pisikesi, oksakesi ja väiksed meelespealilled siin ja teised. Nii, mida veel läheb vaja? Sibulakoori. Nii, me teeme sibulakoortega sellepärast, et see on vana Eesti traditsioon esiteks ja teiseks on see, et kui te teete kunstlike värvidega, siis kunstlike värvide sees on selliseid mürgiseid aineid ja see ei ole looduslik. Nii et kui teha sibulakoortega, kõige looduslikum ja muidugi ei maksa ka väga palju. No nii, alustame, mis me teeme? Võtame enda valitud taimed ja tehke see taim natukene märjaks, mul on siin natukene, siin on vett. Tee taim märjaks, siis ta kleepub ilusti veega selle muna peale, proovi, või hoia teda niimoodi, proovi hoida ja mina samal ajal lõikan siit välja sellest voolust sukapüksist. Kas see on müükid? Ei, see on mingi väike mütsikene pärast võime. No nii, sellised ei olegi väga suured vaja. Nii, kui te tahate, siis te võite sellest sukapüksi veel siit ka lahti lõigata, et on, kui te teete, kuidas te ise soovite. Kas tahate siia panna sisse niimoodi kahe käega või tahate, et ma lõikan siit ka katki? Ma näitan, kuidas, kui on katki. Näed, kui on katki, siis teed nii, paned oma taime siia peale, paned ilusti lammetakse laiali, siis sa saad võib-olla rohkem ettevaatlikumalt võib-olla kinni siduda ja siit pärast seod kinni sellega. Või tahad nii, et on selle tutuse niimoodi sisse. Seda teed lahti. Robi, kuidas sina soovid? Mina tahan teha seda sama lahti. Aga siis vaadake see, et see kinnistumiskoht ei aja teie neid taimi paigast ära. Mis on minu? Sinul on see. Ja minule ka üks. Ja ongi üks sukasäär ära kasutatud. Ühest sukast saab päris mitu munavärvimise tükki. Nii, ja mis me pärast nende munadega teeme? Kes oskab mulle rääkida? Me lööme kokku. Lööme kokku? Mida me lööme kokku? Munad. Munad? Miks? Traditsioon on. See on nagu üks väike sport. Tule ligemale. Et teha. Mäng. Jah. Et me võtame muna ja siis otsaga muna koksimine. Jah. Sina võtad enda muna, mina võtan enda muna, koksime kokku ja vaatame, kelle muna jääb terveks. See läheb koksib järgmist ja kelle muna on kõige lõpus veel terve, see on võitja. No nii, millist seda saadame? Seda peame. Nii, võta siit natuke vett, tee see taim märjaks. Meie kiisukene kuskil siis vajuta siia peale siis. Ei, kõigepealt me peame keetma. No nii, me teeme nii, et me paneme need taimed peale, millist mustrit me soovime. Ja siis paneme selle muna koos nende taimedega sukapüksi sisse. Ja siis me paneme selle muna potti. Keedame. Mida kauem te keedate, seda tugevam värv tuleb. Kohe ma aitan sind. See on meie kiisu, see on meie silver.
tuled ka mune tegema? Siin pole natukene nöörjemme. Jah. Võin seda veel. Nii, ja ma aitan Robi oma kinni siduda juba. Nii, ma arvan, et meie keedame oma mune pool tundi. Sest tavaliselt, kui muna keeta, 10 minutiga saab kõvaks keedetud muna. Aga kui me tahame seda mustrit ilusti peale jätta, siis proovime pool tundi see tugeva muster äkki. Sest meil on sellised pruunimad munad ka. Mul oli väga valge mune. Sul oli valge, okei. Mul oli semivalge. Mina jään siin maha, mis ma siis proovin endale panna? Ma võtan selle oksa. Kas ma panen seda keema? Kõigepealt poti sisse. Minu oma läheb poti sisse. Ja siis paneme kõik koos keema, sest ega meil nii palju neid munakoori ka pole. Ma koorisin ära vist 7 muna. Nüüd paneme sisse või? Juba sisse. Sibulad koorisin, mitte muna. Nüüd Kas tahad veel? Teisele poole ka või? Teeme selles. Ma tahan Vett peale. Aga mõned taimed ei jää isegi veega kinni. Et kui sa tahad, et need jäävad siia, siis pane niimoodi muna ja need taimed alla poole, siis ta on kindlasti, et see jääb sinna paigale. Nüüd pane võib-olla siia külje peale midagi. Tahad seda, mis sa korjasid uuesti ise? Ei seda. Ei seda. Seda, okei. Ma olen mõlemad siis? Jah. Siis jääb nagu puusi ja näed. Ja siis on nii huvitav pärast vaadata, kui me need lahti võtame, millised mustrid seal peal on. Kas see ka? Jah. Mina olen tehtud. Sul on tehtud? Mitte vaatame nagu. Oi, mina olen kõige viimane. Jaa. Sa oledki väga viimane. Viimane, hapupiimane. Hapupiimane. Ja nii öeldakse. Eestis, kui oled viimane, siis nad võivad sind kutsuda hapupiimaseks. Palun, Lili. Mina olen Kas sa saad lõigata enne hapupiima. Sa oled hapupiimane või? Viimane. Sa oled tehtud hapupiimat. See näeb välja nagu komm. Pane sisse siis. Mis ma unustasin öelda, kui te panete enda munad keema, siis pange vette ka äädikat. Me kasutame sellist äädikat, mooltvine ka, aga võib-olla ükskõik milline äädikas, sest see teeb selle värvi natukene tugevamaks. Ja teisena pange soola, tavaline sool, soola sisse. See ei lase munadel katki minna. Popi muna ka sisse. Nüüd on ainult muna jäänud veel. Kiiresti. Muna valmis. Mis me veel munade pühaaeg teeme? Otsime šokolaadimuna. Otsime šokolaadimuna või? Miks me seda teeme? Sest ma ei tea, see jänes toob meie lihavõtte jänes või tuleb või? Ja nad annavad meile šokolaadi. Ma ei tea, miks ta teeb seda. Sest ta on väga sõbralik. Andres, ta pani väga eesti keele. Proovi eesti keeles rääkida. See on lihavõtte jänes. Lihavõtte. Palun veel. Kui lihavõtte jänes annad mulle šokolaadi, siis ma annan tulle kärti. Porgandit. Me võime jätta porgandit õue ja meil siin ümbruskonnas elab küll väikseid jäneseid. Ja lihavõtte jänes ka, siis tuleb sööma koos nendega. See on küll hea mõte. Minu oma on selline poti. Ja poole tunni pärast saavad munad valmis, aga olge väga ettevaatlikult, sest keeduvesi on väga kuum. Kui palju vett me peame panema? Niimoodi, et see on nende üle läheb üle munade. Kindlasti küsige tervist. Täiskasvanud abi, et võtta see pott tulelt ära ja siis oodake, et see jahtub maha. Kes tahab väga tugevat värvi, siis võite jätta selle munad sinna potti kauaks ajaks isegi üle öö. Ja hommikul vaatate, kui tugev see värv on, sest see värv läheb veel siis tumedamaks ümberringi.
kuidas te ise soovite. Poolest tunnist ma usun, et piisab või siis rohkem. Me võtame, proovime nii teha, et me tuleme tagasi, me näitame teile ühte muna, mis on keetnud pool tundi ja siis paneme uuesti pausile ja siis näitame muna, mis on tehtud üleöö. Jah. Tänan küll. Robi, kas sa saad panna pausi? Okei. Näeme varsti. Pausi. Nüüd on paus. Okei, meie teeme lahti üks meie munad, mis me tegime. Ma arvan, et see on emme oma. Jah. Ma arvan, et see on mun hea. Teeme lahti. Vaatame siis. Ossa. Oi. Kas see on Võtta sinu need oma? lähevad välja. Ossa. Näita ümberringi. Kas see on sinu oma? Ilus. Okei, see on äge. See on väga ilus. Ilus. Vaata, siin oli üks lill Ja, ja siin see oli. siin. Ja see on ainult pool tundi on see muna keenud. Nii et see, mis neil teised keevad, võtame järgmise välja, kui on tund aega möödas. Tere! Nüüd on järgmine päev. Me keetsime enda munad. Me võtsime ühe muna välja. See on pooletunnine muna, pool tundi. Ja see muna sai selline. Kena. Ja siis me võtsime järgmise muna, mis oli olnud kauem, näita sinu. See oli, ma ei tea. Ja nüüd võtame välja viimased munad. Nagu te näete, siis kindlasti võtke lusikaga välja, sest muidu võib kukkuda. Nii. Poti sees vesi. Need sibulakoored on läinud väga tumedaks, mis on täitsa normaalne. Nii. Meil on see muna. Siit. See on üks ja kaks. See on nagu kumm. Kas sa tahad tuua endale taldrikku? Nii, kas on veel mõni siin? Veel üks. Kas see on minu oma? Jaa, meil on siin 3 tükki. Kas on meil? Nüüd on ainult sibulakoored. Seda sibulakoore vedelikku võib kasutada veel. Tume. Minu oma, sinu oma. Sulle? No nii. Teeme lahti. Sina võtta enda oma. Mina aitan sul võtta, eks? Valmis ilusti kevadpühadeks. I think it's going to crack. Proovime, et see ei lähe katki. I think it's going to be so beautiful. Proovime eesti keeles ka rääkida, eks? Okay. Sellel pühadel on mitu nime, on kevadpühad, munad. Vaata lilli oma. Väga kena, mulle meeldib. Väga ilus. Väga tugevad värvid. Vaata, sest see oli terve öö. Seal on, sest see äädikas on peal. Vaata, kui ilusti need tulid. Vaata, kui kena. See on minu oma. Oi, mul läks katki siin. On natukene mure. No pole hullu. Ma näitan. Oota, siin pool. Siin pool on ka üks. Mul oli nii. Aga vaata, siin on. Läks katki siin. Okei, teeme ühe veel. Nii, siis järgmine ülesanne on lased enda munal kuivada või kuivatad selle. Siis meil on siin õli. Meil on päevalille seemneõli. Aga seda võib teha ükskõik mis õliga. Võtad väikse salvrätiku, siis me tupsutame selle salvrätiku peale natukene õli ja hõõrud enda muna, siis see muna läheb mõnusalt niimoodi läikima. Kas see on minu? Jaa, siin on ka minu. Kõik need munad on erinevad. Jah, see on sinu oma. Kas see on? Need on meil siin
võtame siit ka need kuivanud munad. mul on kuiv. Kuivanud ma munad. kasutan. Jaa. Miks on roheline? See on andnud midagi, on andnud värvi. Siis natukene õli. Kas see on minu oma? Kas sa saad ise panna? Mul on vaja kaks. Niimoodi, et paber läheb. Näiteks, no näitame seda. Siis tupsutame õliga. See on Robi oma. Tupsutame ilusti läikima. Ümber ringi. Õrnalt. Et nad läheksid ilusti läikima, siis sa näed enda mustrit kenamini, paremini ja kui sa paned nad kõik kaussi, siis on ilus vaadates, nad on kõik läikivad. Kas see õli kuivab? Ja siis minu Ei, oma. ta jääbki selliseks. Aga siis ei saa võtta üles. Õõru võib-olla natuke ära siis. Niimoodi, et see on hakkad õrnalt on see õli siin peal, mitte jupu selle õli sisse. Teised samamoodi. See on natuke palju, aga siis teed taas salvrätiga teise poolega. Võõrud ülejäägi ära. Kuivatad ära. See muna on 10-minutiline muna, mille ma tegin ainult sibulakoortega. Nii et siis tuleb selline nagu marmorefekt. Ma kohe näitan seda muna ka kõigile. Nii, see on ka marmorefekt, 10 minuti muna. Nii et kui te teete kodus mune, siis tehke nendest kindlasti pärast pilt ja saatke meile pilt. Sest kõik munad, mis te teete, kõik nad tulevad erinevad ja meie sooviks ka teiste laste mune näha, millised teil tulevad. Kui ma Nii teen... et enne kui koksite, tehke kindlasti pilt nende munadest. Ma vaatan. Tuli peal. Natuke tuleb ära, okei. Ja hästi õrnalt siis. Me saame alati teha uue 10-minutilise muna ka ju. Arvan, et see on mulle lemmik. See näeb välja nagu dinosaurus. Mul näeb välja nagu dinosaurus. Mingi dinosaurus tuleb seest välja. Oota. No nii, siis meil ongi munad valmis. Jääme huviga ootama teie mune ja soovime teile ilusaid kevadpühi, ilusaid munapühi ja ilusaid lihavõttepühi. Nii, meie munad kõik siin. Valmis. Varsti näeme.